Te olete Gustavis, mina olen Õie Britson ja me hakkame kohe tegema kahekesi Sandraga imearmsat, pehmet ja väga hästi lõhnavat biskviiti. Davai, läks! Värske muna katlasse ja kohe paneme nüüd ka suhkru järgi. Kilo muna, siis selle peale läheb kindlasti pool kilo suhkrut ja pool kilo jahu. Ma praegu panen muna hästi aeglaselt käima esialgu, sest et ma ei taha seda muna valku väga ära lõhkuda. Minuti jooksul tuleb järjest kiirust juurde anda ja nüüd lähme maksimaalse peale üles. Nii. Kindlasti tuleb jahu sõeluda, et anda talle just seda erilist õhku sisse, mis tegelikult ju selle biskviidi on õhuliseks teebki. Minu tass, õie on ka peal. Meie imearmas valge munavaht on nüüd valmis, et ma võtan ta nüüd alt ära. See munavaht on tugev, ilus, kena. Ja nüüd segame siis kohe jahu ka sisse. Ja jahu me segame ikkagi käsitsi. Ongi nüüd nagu see biskviit siia ahjupanni peale pandud. Sandra veel paneb teise biskviidi ka, et ajame nüüd täpselt laiali ja ta on niisugune hästi pehme ja siidine. Mis on see häda, et kodudes ei tule biskviit välja? Muna peab väga vahus olema. Teine asi, see jahu ei oleks klimbis, tal oleks õhk sees. Ahi peab olema täpselt nii kõrge temperatuuriga, et seal on hing ka munal kinni. Ahi on vist kõige tähtsam asi selle biskviidi tegemise juures. 160 kraadi koduahjudes tähendab see seda, et kindlasti üle 200. Kohvid on teil ära joodud, värgid-särgid on olemas, nagu öeldaks. Kergelt paned, näed sa, ta lükkab tagasi ja nüüd on biskviit valmis.